veel huvitavat statistikat, siis Viimsi puhul tegu on liiga kõige parema. Pikalt saab Milk nüüd tõusta, ikka Milk tõuseb veel. Saab Ollik natuke selja taha, see sööt läheb, aga pall jääb Viimsile. Milk keskele, tuleb löök ka peale ja Vahernasel oli esimeses postis valmis praegu. Mihhailov palliga. Tuleb Sakariaselt selline overlap ka. Tuleb pall keskele ka, natuke lahtine on, saab neile, jah, saab penalti punkti pealt praegu. Aga mängitakse hoopis lühidalt lahti. Tuleb löök ka ja pall on väravas. Ja korraks suutsin pilgu ära pöörata ja kuulsin löögi häält ja pall juba väravas. Ja värava autoriks number 15 Timoska ja viib külalised seda kohtumist juhtima ja tahaks nüüd kohe huviga näha seda lööki uuesti. Päris kaugelt see löök teele saadeti ja seal tundus, et antakse Timoskale kedagi juures, ei ole Muragen kaugel, tuleb löök täpselt enne väravahti, põrkab maha ka ja Lahe seal ei tea, kas mees polnud ise ka valmis selleks olukorraks, aga pall on Kõre seda toimetama läheb, lühidalt mängitakse lahti. Kõre paneb palli kasti seal sisse, esimesena Jaol ka saab Milk lüüa ja seis on 1-1 ja saab Viimsi ühe tagasi löödud ja hästi praegu seal tundus, et siis oli see, kes selle duelli võitis ja teise palli Milk saab virutada paari meetri pealt peale ja on täpne mees ja lööb tabloole viigi seisu jälle. Lühidalt lahti, Kõrelt palli ette, esimesse posti tuleb ja seal sissi saab tõenäoliselt värava söödusid kirja. Kui õhuduelli võitis. Aga Viimsi saab uuel rünnakule tulla. Tuleb löök ka ja seal hästi praegu Veetkal tõrjub paremalt alt nurgast. Kalevil nurgalöök kasutada on. Tuleb hea pall sinna, pall lahtine ka ja mänguseis 2-1 ja Kalev läheb seda kohtumist juhtima ja värava autor on Artur Timoska ja lööb oma tänase teise värava juba ja oi. Ja Kalev keskmiselt 2 mängus lööb ja löövad ka täna ja keskkaitsjal duubel ette näidata. Vaatame korra veel seda. Ja pall tuleb sinna tagumisse posti, seal väike ping-pong ei olnud Lahe ka. Ei õnnestunud kätt vahele saada selle olukorras ja Timoska esimesena Jaol oli ja palli võrku saadab. Ollik seda auti toimetamas on. Nüüd vahe päris madalale langenud. Oi, ja nüüd tuleb kehva sööt ja kas sealt tuleb kolmas? Ei! Lahe praegu. Hästi astub kaitseliinist Laidvee välja. Muragel nüüd pikalt saab ise tõusta. Vahe vasakul. Vahe saab lüüa ka! Ei ole paha üritus. Lähme. Kütis võtab kiirus üles, läheb kasti ka, kas jõuab esimesena? Ei jõua sinna olukorda esimesena ja sellega ongi ka kohtumine lõppenud. Tallinna Kalev võidab selle 2-1 võõrsil väljakul Viimsi. Olen pärast mängu nõustunud rääkima Viimsi poolelt Krister Milk. Krister, keeruline kohtumine. Kuidas sa ise selle mõlemad tiimid tegelikult pingutasid ja neid vaeva, et tahtsid 3 punkti tabelisse ja nii oligi. Kas tõsiasi, et Velko sel nädalal voorus kaotas, lisas kuidagi moodi teile nagu lisapinget ka enne seda kohtumist? No eks ikka jah, et tegelikult on kõik lahtine veel, et me pingutame, Velko pingutab ja eks neile ka ju tegelikult natuke närvi nagu ajab närvi neid ja me hoidsime külma närvi, et me võtame mäng mängult ja rahulikult. Täna küll 3 punkti jäi saamata, aga kuidas jõudsid poistega pärast mängu rääkida ka, kuidas esimene reaktsioon oli? No kurb tegelikult, et siit ei tulnud 3 punkti ega ühtegi punkti, et tegelikult oli võidetav mäng, selles mõttes võimalusi oli ja. Mis puudu jäi? Laias astus kontrollisite palju palli ja lõite värava tagasi ka, aga mis täna nii-öelda see viimane asi oli, mis puudu jäi? No väravna, et raami ei tulnud väga palju lööke, tegelikult võimalusi oli, aga jah, seekord ei realiseerimata.
Selge, kuule, aitäh sulle, me hakkasime kauem kinni hoidma ja Artur, tervist. 2 väravat tänases mängus keskkaitsjana, mis tunne on praegu? No lihtsalt edu, nagu tehniliselt midagi polnud. Tuli ja tuli. Nagu, minna kohe, jah? Ei. Mis öelda, kindlasti olen õnnelik, et võit tuli. Viimsi esimene selles hooajal ja siis teine järjes. Proovime edasi töötama ju nagu mänguliselt kaitses praegu nagu tunneme, et parem mängime, et nagu kui vaadata meie statistikat, et me lööme väga palju väravaid, aga samamoodi laseme endale ka palju ja seetõttu me oleme kuskil tabeli all. Aga tegelikult mänguliselt ma ütleks, et me väärime rohkem ja siis me proovime seda näidata. Ja see paistis täiesti 100% sellest mängust ka. Kas sel nädalal panid põhirõhk siis kaitsemäng, sain õigesti aru? Seda ka ja see pressime treenisime ka, et see nagu sellest palju väravaid ei tulnud täna, aga üks moment oli Henril ja see nagu üleüldselt press, ma arvan, et töötas hästi. Et vaatamata sellele, et nad isegi proovivad üks kord välja minna, teine kord, aga me jätkame ja siis tuleb midagi ohtlik. Kas see oli siis enne mängu teil kokku lepitud, et kui Viimsi hakkab tagant lühikesega lahti mängima, te ei vaju madalale, jääte kõrgele, et see oli kõik osa mänguplaanist? Ja nagu kõik nagu treener ütles, me seda tegime, ta nagu lugis läbi, mis mängus toimub ja see ju toimus ja töötas hästi. Töötas väga hästi. Mis poole ajal rääkisite? Et tegelikult kõik töötab, see kõige oluline on jätkasa samamoodi. Et lõime esimest, pärast oli liiga madalalt mängisime, aga tegelikult ka oli kõik korrast, nagu nendel ei olnud palju momente, see üks karistuslöök ja nagu raske selle füüsiliste mängijate vastu mängida, aga pärast seda me ju hästi hakkasime tema vastu mängida ja siis tegelikult ei olnud midagi palju öelda, lihtsalt see me teine abitreener, kes vastutab see karistuslöögi eest, oli pahane, et kuidas me laseme nendele nii palju lüüa, aga ise ei löö, siis vist ta oma boonust ei saa, aga see saate veel pärast vastu peata ennast sellest, aga esimest korda lööd 2 väravat ühes mängus, ütle järgmine kord tuleb 3. No loodetavasti jah. Pigem ma nagu eelistaks, et minu ründajad lööks, aga kui kogenud mängija peab lüüa, siis mis teha, kui ründajad ei löö? Aga suur aitäh sulle, lasen sul ka minna ja soovin edaspidi edu ka.